Ja järgmisena palume härra Jüri Estamit, kes räägib Eesti teemal, et Eesti välispoliitika peaks toetuma okupatsiooni alt välja tulemisse normaalsele loogikale. Palun. Tänan, koosoleku juhataja. Tere, hea näha nii palju sõprade ja ustavate tuttavate nägusid. Ja head peatset Tartu rahu suurt aastapäeva teile. See, mis toimus Eestis 30 aasta eest, võis küll tore enese vabaks laulmine olla, kuid samas püüdsid paljud tolleaegsed poliitikud rahvale koti pähe tõmmata. Punane okupatsioon oli kaua kestnud. Paljud juhtivpoliitikud olid kas kompromiteeritud või ei teadnud, mida nad tegid ega kuidas eestlaste ja Eesti Vabariigi huvides õigesti seista tuleks. Pean silmas muidugi eelpool mainitud Andres Tarandi loobumist Helsingis nõudmisest Petserimaale ja Narva-tagusele alale aastal 1994, pean silmas merepiiri muutmist Venemaa kasuks ja see nimekiri, see loetelu muidugi võiks olla palju pikem. Eesti küljest annekteeritud alad. Tegemist on ju osaga laiemast eestlaste traumeerimise nii-öelda kogupaugust, kuhu kuuluvad Eesti ohvitserkonna hävitamine, küüditamised, kommunistliku elukorralduse pealesurumine Balti riikide elanikele, varade natsionaliseerimine, tuhanded ülekuulamised ja kuklalasud, sõjaväebaaside rajamine Eestis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Meie kaua kestnud varasem majanduslik mahajäämus oli Vene imperialismi ja kommunistide süü. Me käitume endiselt tihti riigina, kellel pretensioone pole olemas. Tarand, Meri ja teised, neid võiks nimetada põlvkonnaks number 1, kes ei teinud nagu oli tarvis. Siis 13 aasta eest loovutasid lätlased arusaamatutel põhjustel Aabrene piirkonna Putinile. Peale kasvas umbes samasuguse mentaliteediga põlvkond 2, Paet, Mihkelson ja teised, kes haarasid kinni pöörasest ideest, et territoriaalne allavandumine on kuidagi meie riigi ja rahva huvides. Bien pensant ütlevad prantslased sellise isiku kohta, kes propageerib mingisugust ideoloogilist moeröögatust, ma räägin piirilepingust muidugi, pärast selle juurutamist ja pingutab selle elus hoidmiseks vaevumata süveneda küsimuse ivasse. Põlvkond 2.0 varjab ju oma loogikat meie eest. Jäärapäisematele eestlastele on sageli kahjuks omane tahtmatus viga tunnistada. Vähemalt meie siin ütleme siis arusaadavas keeles Petserimaa ja Eesti Ingerimaa venelastele loovutamine de jure on halb ja rumal mõte. Juba on peale kasvanud Emmanuel Macroni ahviv põlvkond või seltskond 3.0, kelle lipukirjaks on pingelõdvendus Venemaaga iga hinna eest. Ja karta on, et Lauri Mälksoo võib olla ülikoolis ka samasugust põlvkonda 4.0 on praegu välja kujundamas. Ja ma vaatan seda, me kõik vist vaatame seda imestusega, sest just õppiv noorsugu koos õpetlaskonnaga oli see, kes särasilmselt võideldes ja kaotusi trotsides Eesti Vabariigi 100 aasta eest vabaks võitles. Nüüd kavatseb mingisugune keskealine seltskond selle jõupingutuse viljad solgiämbrisse lihtsalt visata. Kui Eestis kihutas möödunud juubeliaastal ringi soomusrongi makett või faksiimile ja kui Balti diplomaadid kostavad nagu ühest suust, Krimmi annekteerimine 2014. aastal oli õigusvastane, siis on kummaline küll, et mõningates parteides ja ringkondades hoitakse avalikult elus plaani loovutada Eesti küljest annekteeritud alad lõplikult Venemaale. Siin valitseb üks hästi dramaatiline ja absurdne ebakooskõla. Sellest hetkest peale, mil Urmas Reinsalu on teinud välisministrina ja ka enne seda õigeid avaldusi ning Henn Põlluaasast sai Riigikogu esimees, on hakanud mõned optimistlikumad lootuse kiired meie eludesse paistma.
Reetlikud ringkonnad 1,0 ja 2,0 on tahaplaanile nihkunud vähemalt praeguseks. Piirilepingu ratifitseerimise küsimus oleks nagu aktuaalsust kaotanud tänu suuresti Põlluaasa kindlameelsusele ja praegusele sisepoliitilisele jõudude vahekordadele. Kuid veel pole me suutnud vaia lüüa uue piirilepingu südamesse, nagu vampiirifilmides tehakse. Kabelimats piirilepingule, see on meie eesmärk. Riigikogu väliskomisjon arutas hiljuti avalduse visandit, mis mõistaks hukka Venemaa püüded Teise maailmasõja ajalugu väänatud kujul tõlgendada koos veidra püüdega sõjasüüd Poolale veeretada. Ma ei oska ette kujutada, kui Poola Venemaa selliseid väiteid juba dementeerimas on, et Balti riikide valitsused võiksid vaikides seda pealt vaadata. Lasnamäel linnaosa endine vanem praegune Riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski ütles Rahvusringhäälingule, see avaldus võib Eestit lõhestada, see väliskomisjoni oma, et kui süveneda ajalukku, ei aita see kaasa Eestis elavate eestlaste ja venelaste ühinemisele. Ei tema ega ka meie ei pääse aga ajalukku süvenemisest, sest Venemaa juht keerutab nii palju desinformatiivset tolmu üles selle ümber. Teise maailmasõja meelevaldne väänamine on saanud uue hoo sisse, olles Putini jaoks tee, mis viib Vene kodupubliku südamesse. Ja me oleme ka kistud kõigesse sellesse. Eestlased ei vaja siia elama toodud venelaste keelamisi ega õpetussõnu. Vajame elamist valedeta ning taastusravi. Meie kui ohvrid, vabandust väga, vajame heaks tegevat õiguse mõistmist. Tõe rääkimine ja eestlaskonna eest seismine peavad olema vabariigi välispoliitika alguspunkt A-tähest kuni O-ni, nii nagu näiteks juudid on meile osavalt teed näidanud. Meie Kremliga suhete parandamise või parendamise strateegia peab toetuma Ida-Euroopa vajadusele saada Venemaalt ülestunnistus minevikus tehtud vigade ja ülekohtu kohta. Meie presidendi või kui tema ei suuda, siis järgmise presidendi suust peavad Venemaa esindajatega kohtudes tulema sõnad, et ootame Tartu rahulepingu võtmist Eesti-Vene diplomaatiliste suhete aluseks. Seda tuleb pärast seda Saksa visadusega aina uuesti korrata. Putini äsjase põhiseadusliku riigipöörde saateks on suur ponnistus eitada Molotov-Ribbentropi pakti ja pöörata see, mida Ida-Euroopale tehti, pea peale. Ja nüüd ma küsin teilt, kallis saal, on see meie jaoks probleem või võimalus? Me elame ajastul, mil kogu maailm on hellaks tehtud Venemaalt pärineva valeinformatsiooni suhtes. Tänapäeval kontrollib iga vastutustundlik ajalehe toimetus väidetavaid fakte enne nende avaldamist. Meie tõesti sündinud faktid peavad ka löögile pääsema nagu vastumürk. Kätte on jõudnud, väidan mina, olles ikka väga nagu süvenenud meedia ja aktuaalsete päevasündmuste jälgimisse, kätte on jõudnud ideaalne aeg Balti riikide ja Poola kohta ajaloolise tõe ja meie traumeerimise väljarääkimiseks. Hiljuti võttis, see oli septembris, Europarlament vastu vastava deklaratsiooni tõe kohta Euroopas. Nii et seega, ja mul on tunne, et mingisugune hoog on siiski praegu sees, ta võib tagasihoidlik olla, aga me saame seda hooratas tema liikumist edendada, seega tao rauda, kuni raud on kuum. Lugupeetud publik, praegu antakse viimane lihv Eesti välispoliitika aluste kontseptsioonile aastani 2030. Eesti on paariks aastaks ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige. Juba 7. veebruaril toimub siinsamas Tallinnas Balti peaministrite kohtumine. Välisministrite tasemel toimuvad kevadel Balti riikide ja Saksamaa ning Balti ja Beneluxi välisministrite kohtumine. Õhk sai selles lauses peaaegu otsa. Käesoleval aastal on Eesti 2 Põhja-Balti regiooni
koostööformaadi koordinaator, ma lähen tagasi hääldamiskooli, Põhja-Balti formaadis NB8 ning Balti riikide valitsuste vahelises formaadis 3B. NB8 välisministrite kohtumine toimub Tallinnas 8. kuni 9. septembrini, 5. ja 6. oktoobril on Tallinnas kavas NB8 peaministrite kohtumine, kuhu on kutsutud ka Suurbritannia ja Iirimaa peaministrid. Eriti oluline, kriipsutan alla, Balti riigid osalevad 3 mere algatuses. Juunis korraldab Eesti Tallinnas 3 mere tippkohtumise. Lisaks toimuvad 3B peaministrite kohtumised augustis ja detsembris. 3 Balti riigi välisministrid kohtuvad 6. novembril Riigikogus Balti nõukogude formaadis. Ja detsembris on kavas 3 Balti riigi presidentide kohtumine. Ma räägin tuleviku väljavaadetest. Ma ei tea, kas ma räägin utoopilisest või utoopiast, aga need on võimalused, mida me kasutama peaksime. Ja me peaksime oma šnitti muutma, isegi kui Eesti diplomaadid pole harjunud õiguse nõudmisega, selliseid aastaid nagu 2020 ja 2021 ei tarvitse meie jaoks niipea uuesti tulla. Võimalusi kui palju. Selleks, et suhted võiksid Venemaa ning Poola, Balti riikide, Ukraina, Gruusia ja veel mitme riigi vahel päriselt paraneda, tuleb alustada aastast 1939 ja ajaloolise tõe maailmale tutvustamisest. Petserimaa ja Narva jõe vastaskalda ning Tartu rahu teemad on üliolulised, kuid meie traumeerituse inventuur ulatub palju laiemale kui meie küljest annekteeritud territooriumi küsimus. Tegemist on tegelikult ühe mitmekülgse paketiga. Olime möödunud aastal pikemal kõnelemisturneel mööda Eesti Tartu rahu põlistamise seltsiga ja esines juhust värskendada mälu vabadussõja suhtes, see pani ka mõtlema. Eesmärk number 1 on piirilepingu haiglasele ideele tuleb anda kabelimat, see tuleb lõplikult denonsseerida ehk üles ütelda. Tegelikult oleks ideaalne, kui Riigikogus läheks läbi seaduseelnõu, mis kriminaliseeriks katse Petserimaad ja Eesti-Ingerimaad loovutada. Mis veel? Tuleb esitada formaalne taotlus, õigemini taotluse Petserimaa ja Kirde-Eesti alade Venemaalt tagasi saamiseks. Peame leidma eneses mehisuse vastava noodi või nootide esitamiseks. Meie välispoliitiline õiguslik põhi, mis Venemaasse ja teistesse riikidesse puutub, toetub vankumatult Tartu rahule. On vaja meie diplomaadid, suursaadikud seda aeg-ajalt expressis verbis otse välja väljendaksid. Absoluutne miinimum oleks territoriaalsete loovutamiste teema külmutamine, Eesti erakondade selge sellesisulise deklaratsioonina. Ma ei räägi EKRE-st, kes seda nagunii seda rasket koormat praegu enam-vähem üksinda kannab. Aga meie siin omavahel on vaja, et me möödunud aastal hoo veidi sisse saanud rinne tugevneks. Senikaua, kui Henn Põlluaas on Riigikogu esimees, tundume olevat praeguseks enam-vähem kaitstud. Härra esimees on kui kingitus Eesti rahvale ja ta väärib suurt tunnustust. Urmas Reinsalu. Urmas Reinsalu, kes on väljendanud vajadust nõuda kahjutasusid Venemaalt, on ilmselt Eesti viimase 3 dekaadi parim välisminister. Oleme palju tänu võlgu Tartu rahu põlistamise seltsile, Oswald Saskole ja energilisele Aldo Kalsile koos teiste seltsi aktivistidega. On vaja ühiskond äratada ja avaliku arvamuse silmi jätkuvalt avada, on vaja hoogu hoida. On vaja rahvusmeelsetele ühiskondlikele organisatsioonidele raha annetada või vabatahtlikuna käed külge panna, et need oma tegevust jätkata saaks, sest võib ka tulla selline päev, mil Henn Põlluaas ei ole enam Riigikogu mees ja Urmas Reinsalu, meie välisminister, mitte ma seda sooviks. Seega tao tõesti rauda, kuni raud on kuum. Tänan tähelepanu eest.
järgmisena on sõna härra Igor Gräzinil, kelle teemaks on Venemaaga piirilepet sõlmides saame küll klambu kiusametsadesse, aga kustutame piirisõja ja rahu vahel. Palun. Kui Igor ei ole siin, kas ma tohin 2 minutit tema ajast saada? No, loodame. Saame härra Estori jätkata. Jah, palun. Väga lühike asi küll. Mul on natukene teise rakursi alt üks minu arust oluline asi öelda selle kohta, et miks üleüldse seda uue piirilepingu asja aetakse, mis on loogika selle taga või ka, kus need ohud asuvad. Ma räägin nüüd ühest oma sügavast veendumusest. Piirilepingu sõlmimine tähendaks trumpide käest laskmist. Seekord vähemalt ma nõustun Ahto Lobjakasega, kui ta kirjutas mõne aja eest, et piiri asukoha kinnitamine uue lepinguga võtab Eestilt kui Venemaalt põhjuse naasta Tartu rahu juurde ja kahandab viimase aktuaalsust. Piirileping kahjustab Tartu rahu või nullib selle reaalpoliitilises mõttes. Meil võib piiri suhtes mitte alla andmist kunagi tulevikus praktilisest kontekstis vaja minna äkki mingi tulevase uue Venemaa valitsejate koosseisu puhul, nimelt selleks, et saada venelased üldse läbirääkimiste lauda. Kui me kroonijuveelid praegu ära anname uue piirilepingu sõlmimise kaudu, ei tarvitse me neid Tartu rahu, see tähendab kõige kardinaalsema teema suhtes, aga ka mineviku taagast rääkimise eesmärgil üldisemalt läbirääkimiste laua juurde enam üldse tagasi saada. See on see mitte loobumine Petserimaast, Ingeri Eestist. See on tegelikult piltlikult öeldes see sööt, millega me võime mõeldavasti neid tagasi läbirääkimiste lauda kunagi saada. See ongi, et see ei juhtuks, et meil ei oleks seda, millega venelasi läbirääkimise lauda tagasi meelitada. See ongi piirilepingu Eestis asuva toetajaskonna salaeesmärk. Lahkarvamused piiri asukoha suhtes peavad üles jääma, pole mõtet see mäng niisama ära lõpetada, lootusetute amatööride moodi ja Venemaa talda sealjuures asjatult lakkudes või nii, nagu mulle ütles Ants Thompson bussis teel siia, et surnud eesli kõrvad. Lauri Mälksoo võib küll süütute või võib-olla hoopis tülpinud silmadega väita, et isegi uut piirilepingut sõlmides jääb Tartu rahu ikka alles, kuid tegelikult võib ta seda liiva silma ajavat või puru silma ajavat uinutavat juttu kahjuks ainult oma elu alles alustavatele praktiliste kogemusteta üliõpilastele rääkida või siis see jutt, et piirileping on vaid tehniline leping. Ka see on puru silma ajav petekas ehk demagoogia, nii-öelda naiivsete inimeste ja lollide püüdmine. Senikaua, kui meil püsib tasasel, kindlal häälel väljendatud nõue üleval Petserimaa annekteeritud osa ja 3 kirdes asuva valla tagasisaamiseks, eksisteerib meil mingisugune väljavaade ühe Putini järgse Venemaa valitsusega tulevikus, pärast edasiis Putinit maha istuda ja rääkida ausalt nagu mittekeerutav inimene teise mittekeerutava inimesega. Kuid niipea, kui Kersti Kaljulaiu või tema järglase allkiri on uue piirilepingu ratifitseerimisdokumendile antud, oleme me ilma nii-öelda söödast, mida me varem või hiljem vajame Moskva meelitamiseks sinna läbirääkimiste lauda. Nii me peame varuma strateegilist kannatlikkust, mida me ei vaja, on nõrgad närvid. De facto on Petserimaa ja 3 Narva jõe tagust Eesti valda juba ammu hundi ehk vene karu suus, kuid senikaua,
kui me pole ratifitseerinud ja allkirjastanud meie idaalasid Venemaale loovutava piirilepingu, pole need alad formaaljuriidiliselt veel karu kõhus. Ja see oligi kogu mu jutt. Tänan teid.